Neid noori kunstnikke kohtasime viimati Kehras, kus nad maalisid ajaloolisi ronge. Nüüd on kord jõudnud busside kätte. Rongid levisid ja bussid tulid. Et bussijaam leidis meid üles ja neil oli ka mõte, et tuua nagu inimestele rohkem emotsioone. Et see ajaloo läbivaade läbi busside, et miks mitte. See koht on nii emotsionaalne ka mõnes mõttes, et vaata on see äraminek ja tagasitulek ja see on oluline koht tegelikult. Inimesed kohtuvad ja saadavad üksteist ära, tervitavad ja... Aga vaatame siis täpselt üle, mis bussid nüüdsest Tallinna bussijaama saabujaid tervitavad. Siin on Ungari 72. aasta Ikarus Lux. See buss on hakkab valmis saama, et siin juba läiked ja detailid ja nii edasi, aga siin tegelikult ongi see, et me maalisime, siin on üks jupp puudu siin all. Et oligi see, et maalin ja siis tegelikult sealt paremalt poolt reedab, et seal on üks väike nurk olemas juba, et seal on mingi lambi või mingi imelik nurk, ma ei jõudnud seda bussi veel vaadata, et bussi välimuse maalimine on veel lihtne, ma kujutan ette, kui mootorid peaks maalima. Nii lähme edasi. Siis 127. Selle bussi detailsus oli juba natuke keerusem, sest siin on mega palju joone, neid polte, kõik need detaile, ääriseid, et see buss veel pole valmis, aga ta kohe-kohe saab valmis. Juba paistab täitsa vägevalt. Meie jaoks on need detailid nii olulised, et kõik need kohad ja nurgad peaksid olema samasugused nagu päris bussil. Aga samas me hoiame tal sellist nagu maalilist luuki, et me päris fotot ei saa maalida, et siis me natuke see stiliseerime, aga samas me ikka vaatame... Aga ikkagi oleks ära tuntav, nagu, et see on see buss. Me vaatame telefoni pealt niimoodi, et zoomime sisse, et kus mis on ja siis ma hakkasin neile vaatasin, oi, seda juppi mul ei olegi bussi peale, et tuleb bussiomanik tuleb siia, siis vaatab, et kuule, sul see helkur on puuduseta. See on 1938. aasta Volvo. See konkreetne Volvo, mis siis päriselt eksisteerib Eestis ka hetkel, oli soomlaste oma. Et see nagu Soomest rändas nagu siia. Siin on ruumi veel? Siin on ruumi, jah. Tuleb midagi veel? Jaa. Ma ütlen sulle selle seeria numbri ka kohe, TA61, see on siis eestlaste enda buss, see on see Tartu legend. Ta on tegelikult selline buss, mida väga paljud eestlased mäletavad, et neid on olnud siin kolhoosides, neid on olnud siin koolides omal ajal 90. algusel, osad sõitsid ringi ka. Ja siis hästi oluline on tegelikult see, et tagumine maastik ikkagi näeks välja nagu Eesti. Ja need ongi Eesti, tegelikult need on Eesti nagu loodus või looduse ja siis teepiltide pealt võetud, et siin on enamus on Lõuna-Eestist pärit piltide järgi nagu inspireeritud tehtud. Tetra S6 ja väljalaske aasta tal täpselt on 1962. Selle bussiga oligi see, et vanasti osade inimeste jaoks tundus, kui see buss nagu välja lasti, tundus see nagu nii imelik, et kõik on näha. Et oli hästi suured aknad ja sa näed nagu taevast ka ja kõike, et see oligi nagu ma lugesin selliseid lugusid, kus osad inimesed ajaloos on kirjutanud, et kuidagi nagu imelik või ebamugav, et kõik näevad mind, et ma olen nii avatud. Minu arust tegelikult väga lahe buss. Tal on niisugune nagu hästi retro vibe on sees, kõik need kumerused ja siis sealt üleval on see nii-öelda pakiraam, kuhu pandi kohvrid. Meil paneks praegu alla kohvrid. Seal kujutad ette, kui see buss sõidab, siis seal on need erinevad kohvrid on seal üleval ja meie busse maalides küsisimegi siis tegelikult oma emadelt. Mäletate ka midagi põnevaid lugusid, et kuidas oli bussisõit vanadel aegadel? No ja vaata, mis me kuulsime. Isegi ütlesid, isegi loomadega tulid peale ja nii naljakad lood tegelikult praegusel ajal mõeldud. Kes läks turule, ostis tibusid, tuli tibukastiga, oli bussis enne see oli lubatud lihtsalt. Mu vanaema Vigala kandist läks Pärnusse turule, ostis suure notsu ja sõitis notsuga koju. Lisaks bussidele on Vahur ja Helena jõudnud maalida veel väga huvitavaid asju. Alates 700 ruutmeetrise kogupindalaga maalist Nõmme tunnelis, lõpetades tööga, mis asub basseini kohal Spa laes. Praegu ma tõmban šablooniga jooni, et kõik need bussijooned oleks ikkagi sirged, et kui vaba käega tõmmata, siis nii lihtsalt vist ei lähe. Et jah, see on ikka päris kontuurid on vaja teha. Vägev töö. Ossa. Pikk buss on. Siis päris öösel teete ka niimoodi, et
täitsa nagu südaööst edasi. Ja, sest tegelikult me isegi oleme vaadanud, et viimane buss läheb enne 12 vist jõuab siia, et siis nagu ootame selle bussi ära ja siis tegelikult läheme seda teist seina üldse maanima. Mul oli küsimus, et kuidas sa näed öösel, sa pead ju nägema ka. Siin on tänapäevalõksus olemas, nii et ei ole hullu. No te ise olete üsna noored inimesed, kas te mõne selle bussiga, mis siin nende seinte peal on, olete päriselt sõitnud ka? Vähemalt 2 bussiga, et meil on siin sama see Tartus Eesti buss on ja see eestlaste au ja uhkus, see vana ümmargune sihuke kandiline buss on ja et mind vedas üks tore bussijuht lasteaeda sellega ja mul oli ja Ikarussiga ka on ja et näiteks isegi mul on selle bussiga hea lugu see, et armsa laulja Sandra Nurmsalu isa oli bussijuht, kes siis vedas mind kogu aeg lasteaeda või seal külakandis ringi ja Sandra ise istus ka seal 3-aastasena vahepeal bussis ja laulis ja siis ema ütles, et temast saab kunagi laulja, näed, saigi laulja.